Tere! Minu nimi on Katrina Kolk. Olen õppinud Tartu Kõrgemas Kunstikoolis Pallases maali ja maalingute restaureerimist ja Eesti Kunstiakadeemias maali. Ja igapäevaselt olengi siis maalikunstnik ja tegelen ka erinevate kujundustöödega. Kui rääkida sellest näituse mõttest, spectacle või vaatemäng, siis selle mõte on mul tegelikult kauemat aega peas olnud. Tekkis see mõte mul tegelikult juba, et üks näitus võiks olla nagu vaatemängu temaatikal. Kui ma lugesin EKA 3. või see oli teisel kursust, täpselt nagu ei mäletagi enam, et lugesin siis Guy Debord'i vaatemängu ühiskonna ühte chapter'it ja mul tundus nagu, et see Guy Debord'i nagu sihuke kirjeldus selle kaasaegse ühiskonnale ja kaasaegse ühiskonnale, kuidas info küllastus ja kuidas info töötab ja kuidas üldse nagu meedia või mingisugune pilt või ükskõik mingi kujutis nagu töötab. Et see kirjeldas nagu päris hästi seda minu sihukest maalivaadet, et kuidas mina nagu maali näen kui sihukest hübriidset olendit. Ja selle kuju, mis ta siis tänavuse seintel on, selle on ta siis ongi nüüd saanud siis selle aasta jooksul. Mõned maalid on ka varasemalt tehtud, aga paljuski ma otsustasin selle näituse puhul nagu selle pandeemia või sihukese segase aja nagu sellisele vaatlemisele, et ajal, kus kõik ongi nagu hästi segadust tekitav ja on halbu, häid sündmusi, et kuidas sellega toime tulla. Ja mul tundus nagu, et mäng on sihuke nagu võte, kuidas nagu distantsilt vaadata kõike sihukest segadust, et selle tõttu ta ongi nagu nimetuseks vaatemäng. Jah, et ta on nagu erinevad mõttekäigud, erinevad lood, aga samas ta kõik on nagu, räägib ühel samal temaatikal, et see temaatika või see mõte on küll erinevatel aegadel tulnud, aga koos moodustavad nad ühe sihukese vaatenurga, võib-olla ütleks niimoodi. Mul on nagu raske öelda, et mulle nagu mingi detail tõmbab, aga kindlasti võib-olla see sihuke nagu segaduse teema, et nagu raske on leida selles segaduses aru saada, mis üldse toimub, et paljuski minu tööd, mis siin seinal on nagu, nende aluseks on olnud ka minu enda elukogemused, et milliseid mõtteid ma olen selle aasta jooksul nagu läbi mõtestanud, milliseid kogemusi ma olen kogenud, et ja paljuski nii mõnigi neist on ka sihukesed sotsiaalne teema püstitused, kas või see puudutusteema, et justkui tuleb kogu aeg ennast distantseeruda, et see inimeseks olemise juures on nagu raske ennast distantseeruda, et inimolemus ongi nagu hästi puudutuslik ja või et see selline uurimus või sihuke nagu, et kogu aeg on justkui nagu käib mingi uurimus mingite case'ide vahel, olgu selleks kas siis, ma ei tea, mingisugune haigusjuhtum või siis mingisugune kriminaaljuhtum, et kogu aeg on mingisugune et ei olegi nagu võimalik aru saada, mis toimub ja kuna mu maalistiil on ka hästi intuitiivne, siis võibki öelda, et nagu läbi sellise intuitsiooni ma üritan aru saada kas või enda jaoks. Vaataja jaoks võib see nagu sihuke mäng ja sihuke maalilisus, sihuke kirev, üleküllastunud justkui nagu show kujundlik pilt nagu jääda nagu see, mis vaatajale võib tunduda, aga mulle endale on see pigem nagu sihuke nagu, et ma püüan aru saada, mis toimub üldse.
no algab ta ikkagi mul intuitiivselt, aga kui ma olen mingi aeg mingisugusesse etappi jõudnud maaliga, siis ma hakkan nagu teda seda tervikut otsima, et kuna mul on hästi palju erinevaid stiile, siis seda enam teinekord, kui sul on hästi palju erinevaid stiile, hästi palju erinevaid käekirju, siis sa pead nende käekirjade vahel leidma nagu sellise ühise nimetaja ja minu jaoks ongi see nagu värv ja mingisugune nagu esteetika. Et hoolimata sellest, et ühes töös võib näha kubismi, siis teises töös võib näha juba niisugust nagu figuratiivsust ja see ongi nagu mingis mõttes minu jaoks see protsess käib nagu, et kuidas leida see üleminek nende stiilide vahel ja selle värvi vahel, aga kindlasti kui vaadata mu värvipaletti, siis võib hästi palju leida seda, et enamjaolt ma kasutan kõiki värve ja tugevalt siin seinal võib öelda, et domineerib nagu roosa. et ma olen ka seda natuke endaks lahti mõttest, et miks see roosa just viimasel ajal domineerima hakkan, et võib-olla see ongi nagu minu olemuse juurde käib. Ma ütleks, et minu jaoks ei ole see esimene kord nagu värvilisel seinal töid eksponeerida, sellepärast et aastal 2018, kui mul oli Tartus nooruses väljahüppe näitus, siis ma päris teadlikult värvisin ka ise ühe seina nagu siniseks ja asetasin need tööd sinna, et nagu ja võib-olla see punane värv siin, ma ütleks, et punane minu jaoks on nagu mulle tundub, et ta on nii niisugune värv, mis minuga koos käib ja et ta nagu loomulikult sulandub siia keskkonda, et selles mõttes ma ei ütleks, et see värviline sein minu jaoks šokk oli. Aga kindlasti eks ta toob mingid teatud detaile ja teatud asju võib-olla rohkem esile, eriti võib-olla seda roosa domineerimist minu töödes, mida ma varasemalt tegelikult ise ei ole nagu tähele pannudki. Et jah, tegelikult mulle üldse pealkirjad panna ei meeldi, aga inimeste jaoks on vaja mingisugune pealkiri või mingisugune nagu lapsele ei pane ka nagu sa lihtsalt nagu, et ela nüüd ja sul ei ole ühtegi nime, et see pealkiri peab nagu olema mingis mõttes seal, et ta nagu iseloomustab seda tööd. Ja üldiselt nii nagu lastele pannakse nimesid, nii panen mina pealkirju, et ma vaatan, kuidas nagu see töö hakkab kujunema, milline iseloom tal on. Et näiteks, kui ma hakkasin maalima seda maskiga romanssi, siis alguses oli mõte, et teeks lihtsalt ilusa mehe ja naise ja selline puudutus, et alguses mul oli mõte nagu mingisugune keelatud puudutus. Aga siis, kui see mask sinna tekkis, siis mul tundus nagu, et see ongi nagu, et see keelatud puudutus on nii või teisiti seal sees juba, aga see mask nagu selles töös on nagu hästi tähtis, et see ongi nagu see osa, kus see keelatus nagu saab fookuse. Ja samamoodi on kuna mu tööd tekivad hästi intuitiivselt, siis näiteks see pealkiri Koroonamäng, selle ma maalisingi tegelikult sel ajal, kui koroona nagu oli oma tipphetkes ja kus sa nagu olidki nagu iga päev loed ajakirju, et selles riigis tekib nii palju, selles riigis tekkis nii palju case'e ja siis nagu mingi hetk sa hakkad vaatama, et see on nagu selline mäng, et nagu mingi turniir, et kellel on rohkem case'e või kellel mitte. Muidugi tundub nagu päris veider niimoodi seda vaadata, aga ja siis hakkasidki vaatama, et okei, nupud, nad on nagu mingid riigid, keegi nagu mängib, päris täpselt ei saagi aru, et mis toimub, et kas meiega mängitakse, kus on tõde, kus mitte, et selles mõttes jah, niimoodi ta selle pealkiri sai. Nagu rääkida üldiselt, kuidas mul loomeprotsess käib, et jah, üks osa on see intuitiivne maalimine, aga mõnikord on mul ka niimoodi, et kuna ma ei ole aastate jooksul ainult maalimist teinud, et maal on küll niisugune põhifookus olev praktika, aga olen teinud ka installatsioone ja
ja selliseid feministlikke nagu kontseptsioone, et siis noh, mul see näituse ideede praktika üldiselt ongi sellest, et mis mind parasjagu huvitab, et kuna minu jaoks ma kasutan tihti maali kui mingisugust uurimusmetoodikat, et ja mulle tundub, et näitus on hea raamistik, mille raames niisugust uurimismetoodikat teha. Et jah, et üldiselt ongi see, et põhifookus minu jaoks ongi see huvi, et kui tekib huvi millegi vastu, siis sa üritad kõik mõtted, mis vähegi tulevad, siis nagu kiiresti kuidagi panna paika ja siis näha sellest, kus on see idee fookus, mida sa tahad teha. Et niimoodi mul üldiselt need näituse kirjutused sünnivad ka, et kui fookus on antud kontekstis, siis oli nagu niisugune infoküllastus ja niisugune, et siis ja kuidas sellega ühiskonnas toime tulla, eriti niisugusel pandeemilisel ajal. Et siis mõne teise näituse raames, näiteks väljahüppe raames oli mul fookuses see, et mis on maalikunst üldse, milliseid kujusid maalikunst võib võtta, kas ta on installatiivne, kas ta on ruumi osa, kas ta on mingi omaette nähtus, et võib-olla mingis mõttes mu kohta on isegi öeldud mul erinevad õppejõud, kui ma olin näiteks Hispaanias ja Portugalis, siis paljud õppejad nimetasid ka seda, et nagu ma justkui nagu töötan mingis mõttes nagu teadlane mõnikord, et mind ei huvita isegi teinekord mitte see maal ise, vaid nagu see, et mis see uurimusaspekt, et mis ta loob. Eks ma arvan, et 5 aastaga sa pead olema ikka väga sihuke, ma ei tea, kujutan ette, et sul peab olema kuskil taganurgas tuba mingi suure plaaniga, et kirjad 5 aastaga see koht on ju, kuhu ma jõuan, on ju, et niimoodi vaadata 5 aasta plaanis, et pigem ma vaatan seda, minu jaoks on oluline aasta kas või ette vaadata, et mis aastaga toimuda, aga millele ma olen nagu viimasel ajal keskendunud, on tegelikult mustridisain, mis on hoopis teine asi, aga praeguses seisus ma pigem olen soovinud töötada, kuna ma ei tegele praegu ainult maalikunstiga, vaid fookusesse on saanud ka nagu enda firma loomine, siis hetkeses plaanis on nagu plaan ka sellega kuhugi jõuda, et luua mingid oma tekstiilimustrid ja laiendada enda nagu seda ampluaad veelgi, et minu jaoks ei ole see fookus keskne, et ma tahan ainult maalikunstnik olla, vaid et ma tegelikult tahan võimalikult palju iseennast arendada. Ja on see siis tänavkunstis, on see siis tekstiilis, on see siis maalikunstis, et peamine keskne telg ongi, et kui panna mingit plaani paika, siis minu jaoks ongi see, et kuidas see arendab mind edasi, kuidas mina kasvan, sest nagu paljud kunstnikud jäävad tihti nagu oma sellise mingisuguse stilistika juurde, okei, kindlasti mul on oma käekiri, aga eelkõige on alati nagu olla nagu, et sa ei ole sama inimene, kes sa olid tänasel päeval, vaid sa oled homse päevaga mingi natuke nagu edasi liikunud.